Valitsus otsustas täna, et inimene peab saama pangakonto avada ja pank tohib selle sulgeda ainult siis, kui on tõsine kahtlus rahapesus. See lihtne otsus tõi aga esile suurema probleemi. Jälle selgus, et Euroopa Liidu nõue oli leebem kui Eesti seadus selle kohta. Tegelikult siis me lahendasime seda küsimust, et me olime võtnud Euroopa Liidu õigust üle kuldavalt, ehk me olime teinud Eesti inimestele palju rangemad nõuded, kui Euroopa Liit seda tegelikult ette näeb ja selle tulemusena, kuna pangakontot peetakse ikkagi peaaegu et inimõiguse osaks, sa ei saa ju õieti töölgi käia, kui sul seda pangakontot ei ole, et seal tuli see parandus tagasi teha. Aga kes on siis need meie, kes euroseadusi nii püüdlikult ja rangelt üle võtavad? Seadusi võtab vastu Riigikogu ja Riigikogu on ka see, kes kinnitab ja vajadusel ka muudab Eesti seisukohad Euroopa Liidu õiguse ettevalmistamisel. Nii et ühemõtteliselt on see meie Eesti Vabariigi poliitikud. Peaminister ütleb, et süüdi on aga ühiskond laiemalt. Kristen Michal toob näiteks veel ühe hiljutise juhtumi. Üks eurodirektiiv nõuab parklate kallist elektrikaabeldamist. Ja kui seda direktiivi arutati, ei märganud keegi, isegi mitte 77 kaasatud ettevõtlusorganisatsiooni, mida see tegelikult tähendab. 77 ettevõtet, kes kõik tegelikult nime järgi peaksid olema pädevamad kui need samad ametnikud või isegi Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed selles konkreetses küsimuses, ei märganud sellest probleemi. Mis näitab, et tegelikult see meie, kes vastutab, oleme meie kõik Eestis ühiselt. Kõik need organisatsioonid, poliitikud, ametnikud. Peaminister lisab, et selliseid olukordi juhtub paratamatult. Alguses tundub direktiiv leebe, aga pärast vastuvõtmist selgub, et see oli palju karmim. Ma siiski ütleks niimoodi, et isegi suurtel riikidel vahel juhtub, et nad võtavad üle õigust, mille ulatust nad ei hooma. Ja selleks on ka erinevad mehhanismid, nagu justiitsdigiminister mainis, et kooskõlastused, muud asjad. Et tulevikus selliseid üllatusi vähendada, on muudetud nüüd Riigikogu Euroopa asjade komisjoni tööd. Pakosta sõnul on suund ka sellele, et Euroopa Liidus arutab Eesti riik senisest rohkem, kuidas direktiive lihtsamaks muuta.